donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust! Käes on esmaspäeva hommik jälle ja meie oleme jälle teel Milanost ära siis ja üldse Itaaliast ära ja sõidame Liechtensteini poole. Ees on meil siis praegu veel Como järv ja Šveits enne kui Liechtensteini jõuame siis. Aga sõita pole iseenesest palju, 227 kilomeetrit on praegu veel. Ja siis seal on meil siis apartment. Sõidame. Muoviti subito, scade il 30 giugno. Peugeot. Info su Peugeot.it. Jõudsime piirile, jah? Palju, et me saimegi Šveitsi, jah? Kuidagi väga ootamatult jälle. Saanud nagu arugi. Ja uurima, kas on vaja vinjetti või ei ole. Need on siis Alpid siin, jah? Peaks olema. Aga käisime siis, saime vinjeti osta. Šveitsis on vinjett ainult miinimum on 1 aasta, nii et terve aasta see vinjeti ostsime. Me võime terve aasta jooksul siis tulla siia sõitma veel. On vinjett olemas. Ja maksis see siis 40 franki. Ehk siis sisuliselt eurodes on see peaaegu sama, 39 eurot äkki. Midagi pole teha. Seal ta on. Kiirteed on ka neil ainult 120. Ongi nii vähe. Ja selle eest maksa nii palju siis. Üljama, vaata kui ilus seal all on, aga piirded on ees, ma ei saa näidata ka. Ilus järv. Ilus järv, jah. See peaks tegelikult ka veel mingi Como olema osa Comost. Me pidime kusagilt üle Como ka sõitma. Vaata see Como järv on igavene pikk ja Ta on pikk, ta on hargikujuline on Como järv. Aga naudime siis seda ilusat vaadet vähemalt. Tegime väikse peatuse siis. Siin bensukas, Shelli bensukas. Aga mäed on ilusad. Mäetipud on pilvedes. Siis käisime siin poes. Vaatasime niisama, mis siin head on. Üleval oli restoran. Ja all on siis müüvad igasugust träni, niisama nänni ja toidukaupa. Tee, mismoodi läheb üleval. Kas me sõidame sinna üles? Sõidame vist küll, vaatame, siin ka Moka läheb. 117 km/h sul lungo lago di Lugano, denuncia al Ministero Pubblico per l'automobilista fermato domenica sera, sequestrate auto e patente. Da Valputa Ticinese per il Tour de Suisse, arrivo ad Orivone,
peatus jälle siis. Siin on kusjuures ainult 14 kraadi. Ta suust tuleb auru kohe. Jõudsime siis Liechtensteini. Selline maja on meil. Siit uksest saame sisse. Võtmed anti ka juba. Ja siis lähme vaatame tuba. Siit sisse. Ja mööda keertreppi jälle. Väga lõbus on kohvreid tassida. Võt. Ja selline elamine. Siin on siis söögituba, ma saan aru. Elutuba. On siuke äge rõdu seal. See oli 45 ruutu vist, 85. 85 muidugi. Ja siuke köök on. Näeta pliiti ei oska kasutadagi, vaata nupud on seina peal, pliidinupud. Siuke kohvimasin. Mis sa kasutad on kõige tavalised? Kus ma tean? Vaatan magamistuba ka. Vets on siin. Et ma vaatan magamistuba ka. Seda siin. Magamistuba on siin siis. Kompsid olid meile pandud padja peale. Ja siin on siis veel vannituba. Selline uhke. Katusaaken. Vann. Ja siis dušikabiin. Uhke värk. Kuule, aga meil on nagu 2 vetsu siis. Kuulsid, jah? Et meil on 2 vetsu siis. Kuidas nii? No vannitoas on ju ka ja siin on ka. Tere hommikust jälle. Oleme siis Liechtensteinis. Ja ilm on kahjuks endiselt vihmane. Aga praegu siin oma rõdul. Et tegelikult me oleme mägedes siin küll, et Vaduz on siis iseenesest Liechtensteini pealinn ja pidi asuma 455 meetri kõrgusel merepinnast siis ja asub ta siin Reini jõe kaldal. Nii et täna lähme jalutame ja siis näeme võib-olla Reini jõge ka. Sa mäletad, kui suur see Liechtensteini pindala oli? 161 ruutkilomeetrit. Oli vist ka 161 või 166 või midagi sellist. Ja elanike arv oli vist 35 000. Et elanike arv on peaaegu sama palju kui Marinos, kuigi need San Marinos, kuigi see pindala on peaaegu 100 ruudu võrra suurem vist. Aga asustus on nii palju hõredam. Võime siis vahepeal hommikust ja selle ajaga tahtsin näidata, on pilved nii palju madalamale langenud, et mäed on nii palju välja tulnud. Siit juba palju rohkem kui enne. Ilm läheb ka natuke selgemaks, et vaatame, kuidas on. Jalutame siis Vaduzi linnas.
on siis Vadusi katedraal. Majad ja aiad on siin ilusad, hästi hooldatud. Kogu aeg neid hooldatakse ja koristatakse. Väike linn, selline hästi väike ja armas. Ja nüüd siis jõudsime jalakäijate osa juurde. Kell sai 11:30, sellepärast kellad lõiti. Kõik on puhas kunst. Landtag. See on Riigikogu siis ju. Ja see seal üleval peaks olema siis Vadusi loss, mis siit paistab. Mida see endast kujutama peaks? Tuleb näimu ka. Landespank. 861 vaata. Jube palju on neid skulptuure siin igasuguseid igal sammul. Kõik on kunst. See on ka skulptuuri? Ma arvan küll. Suveniiripoodi ka või? 14 oleks siin. Ei, see on ka nii kalli, et midagi. No jah.
Uskumatu. Vaduusi linnavalitsus. Siin on siis kaubanduskeskus Coop. Siin me käisime poes. See Coop oli Itaalias ka olemas. Aga hinnad on muidugi kallid, nagu siin on jutuks olnud. Siit vaadates ei olegi Lossmäe otsas. On täitsa keset mäge. Enne meile tundus sealt alt vaadates on mäe otsas nagu. Jõudsime linnast välja või? Nüüd on meil siin lehmud juba ja Inamaa peal. Vaata, kuidas see elektrikarjus särtsub, kuulad. Tšau, lehmu. Tere. Vaata siia. Sissi. Missil pole aega. Missil on kiire. Pitsad. Vaadake siia. Ja üks vaatab otsa selle otsaga. Nüüd siis oleme Reini jõe ääres. Mis muna see on? Suhteliselt madal on või vaata keskelt on nagu kuiv isegi. Ma arvan, see sellest, et vist ilmselt ta veab mägedes seda soga ja sitten kogub selle keskele. See on see vana sild, mis siit üle Reini läheb siis. Puidust sild. Teine ots paistab. See on silla ehitamisest, siin on need. Need vana sild on selline olnud. 2005 kuni 2010 on silda renoveeritud. Olimegi linnast väljas siis vahepeal. Nüüd jõuame linna tagasi. Vaduusi. Vaata, et sa kiirust ei ületu. Kui silti siit poolt vaadata, siis selgub, et me olime Šveitsis üldse. Nii muu seas jalutasime teise riiki vahepeal. Keset linna on niimoodi hobused vahepeal. Läksime siis tagasi ringiga oma kodu juurde. Meie kodu ongi see maja siis siin. Ja meie aknad on need siin. Elutoa ja rõdu ja. See vist on köögiaken. Pikk ring selja taga jälle ja. Ja naljakas, et mitte ühtegi toidupoodi pole mitte kusagil. Välja arvatud see üks õnnetu Coop, mida ma enne näitasin ka. Jalgsi enam ei viitsi minna. Vaatame, lähme õhtu poole siis autoga või lähme kohe või? Ma ise mõtlen, tahaks võib-olla kohest meil ei ole üldse tegelikult midagi. Võib-olla niisama ka närida midagi, et eks mõne võileiva või? Ühe võileiva saab.
2 peale 1. Rohkem ei saa. Tere hommikust jälle. Kätte on jõudnud kolmapäev. Ma arvan, et vist on 17 juuni või? Kui ma õieti mäletan. Ja sõidame siis Saksamaa poole. Liechtensteinist oleme juba läbi ära tulnud. Oleme praegu hetkel Šveitsis. Nii-öelda kiirteel. Ja õhtuks tahame jõuda siis Berliini külje alla Königs Wusterhauserisse. Ees on päris palju, 778 kilomeetrit. Aga siin on kiirteed ka, nii et loodetavasti need sujuvad hästi. Et mingeid üllatusi väga palju ees ei ole, ma loodan. Ja ega täna meil vist muud plaani polegi. Lihtsalt ennast õhtuks söömajasse kohale saada. Seal on meil hotell kinni pandud, Brandenburg oli vist hotelli nimi. Ilm on jälle ilusaks läinud, vihmad on üle läinud, tundub Vinkandis. Üks korr ka olema, üks korri auto sõitis. Ja ma nägi igas korri autot täiski. Nii et head reisi. Jõudsimegi siis Austriasse tagasi Euroopa Liitu. Kus ma panen siit otsaks? Muidu 100, nii 130. Jõudsime siis vahepeal omalegi ootamatult Saksamaale juba. No, seda oli muidugi teada, et Austriat on meil vähe, aga et ta nii vähe oli. Seda ei osanud oodata. Aga nüüd siis oleme Saksamaal kiirteel. Kiirus on juba sealt 160 peal, rohkemgi. Juba piiravad jälle 120. Aga praegu on siis meil ainult sõita ja vahepeal saab mõned peatused teha ja muud midagi. Nii palju rekkasid tuleb vastu kogu aeg ja no mööda sõidame ka nii paljudest. Ja siin on neid ikka juba igasuguseid. Austria, Poola, Saksa, enda omad, Slovakid. Kõike võib siin näha. Väike tunnel ees. Jah, tuli mulle ette. Jõudsime siis Königs Wusterhausenisse peale pikka sõitu. Lõvi saime siia ära parkida. Hotell on siin see. Praegu me oleme siin hotelli taga, eks siis pärastpoole näeb eestpoolt ka. Ja nüüd siis tassime asjad tuppa ja siis vaatame, kuidas siis edasi saab. Tuba on siis 104 ja selline tuba. Huvitav, et meil on 3 voodit antud. Mina magan selles laias. Sina saad kitsa voodi. Tavaline tuba, ei midagi erilist. Täitsa pisikene vannituba selline. Aga noh, 1 öö nagu me siin oleme, siis täitsa piisav. Näitan siis hotelli eestpoolt ka ära. Hotelli nimi oli muidu Brandenburg, ma ei tea, see nimi ei olegi siin kusagil näha, lihtsalt hotell. Kus? Siin on jah. Siin on isegi näha. Natuke Königs Wusterhausenit ka siis. Vaata, kõik on nii roheline ja puhas on üldiselt. Kividest tänavad. Tänavad on kividest tehtud. On jah.
Phoenix Wusterhauseni rongijaam siis. Ja siin peaks olema ka toidupood. Eelmine aasta me käisime siin, eks me see aasta vaatame ka. Oma viimast reisipäeva hommikut alustame siis shoppinguga. Oleme praegu A10 kaubanduskeskuses. Vaatame, mis me siis ostame ja mida head Berliini külje all. Vaatame, mida head ostame ja siis on juba tee edasi Varssavisse. Igal juhul lähme praegu Reali, siis Reali poodi. Nüüd on siis poes käidud. Aega läks meil siis kõigest 3 tundi või? Kell 9 tulime, kell on nüüd umbes 12. 3 tundi. Ja nüüd siis ootab meid ees Varssav. Et sellise väikse shoppingu tegime siin. Ja nüüd siis sõidame Varssavisse ja homme siis Varssavist koju ja sellega on siis reis nagu lõpetatud. Varssavis ootab meid oma armas Haus Hennele jälle ja peaaegu siis 3-nädalane reis on selja taga. Et head aega siis!